Kas olete märganud, et niitmata aladel valitseb üks kollane värv? Ehk siis see kollane värv ei ole keegi muu kui Kanada kuldvits. Ka siin praegu, kus ma selle video teen, ka siin me võitlesime mõned aastad tagasi selle kuldvitsaga. Kuldvitsa oli täis. Kõik oli kollane. Tänaseks oleme seda niitnud koos koristamisega. Ehk siis Vikati-mehel on Avanti külge käiv masin, niiduk, mis imeb selle niidetud asjaga endale sisse. Ehk siis, kui teil on ka taoline mure, et teil on niitmata aladel valitseb üks kollane umbrohi, mis tõrjub meie kodumaised niidutaimed välja, siis helista meile, kirjuta, tuleme kohale, vaatame üle. Kanada kuldvitsast rääkides niimoodi, et ta tegelikult sai alguse, tema siis alguse Eestis, Põhja-Ameerikas ta toodi sisse ilutaimena. Tegelikult on ta ju nii palju ilus, et sobib lausa vaasigi. Aga kuna ta on nii invasiivne, siis võtab enda alla kõik ja ta kasvab nii palju kõrgeks. Kirjandus ütleb, et kuni lausa 2 meetrit kõrgust, ehk siis varjutab kõik enda all. Mis veel? Kuidas võidelda? Võidelda tulebki niimoodi, et pidev niitmine kord või 2 aastas vähemalt. Üks nõks veel, et kui ta ei ole veel kollaseks muutunud, siis võite lihtsalt ta maha niita ja jääbki sinna maha. Aga kui ta on hakanud õitsema, siis tähendab seda, et kui me ta maha niidame ja jätamegi maha, siis need seemned saavad ikkagi valmis. Ja Kanada kuldvitsa kohta saab rääkida veel, et see mätas, kus ta siis toimetab, et see on nii palju tihe, et risoomide abil ta samamoodi siis paljuneb. Et päris temast nagu lahti ei saa, aga kui me vaatame siin seda jõupingutust, see päriselt oli, siis siin on ainult naat, mõni ohakas nõgest, aga kollast enam mitte. Ehk siis olen päris rahul, et oleme selle kuldvitsa siin vähemalt seljatanud. Kui sul tekib küsimusi, panen postituse alla ka natukene täpsemat infot, sest kõike ma ei suuda korraga peas välja genereerida siin teile. Aga kirjutage, helistage meile. Kindlasti leiame vahva lahenduse. Aga tšau!